Kui esimese põlvkonna Insignia kerevalikud ajasid sind segadusse ja sa ei teadnud, kas valida luukpära, sedaan või universaal, siis nüüd teise põlvkonnaga on palju lihtsam. Valikust leiab universaali või sedaaniliku luukpära ning mõlemad on saanud ka palju popimad nimed Sports Tourer ja Grand Sport. Väliselt on teise põlvkonna mudel laiem, pikem, madalam ja kuni 175 kilogrammi kergem siis sellise Grand Sporti puhul ja universaalkere puhul lausa 200 kilogrammi kergem. Ja universaal näeb tegelikult sellest autost veel parem välja. Esituled on saanud ka uuenduse, need on juba meile Astralt tuttavad LED-matriksid, aga siin on lausa 32 elementi, et siis öösel pimedas oleks võimalikult hea sõita. Seekord näib, et Insigniaga ei taheta enam otseselt digipõliste konkurentidega Mondeo ja Passatiga rivaalitseda, vaid pigem piilutakse juba premium-klassi poole. Mootorite valikus on 2 bensiini ja 2 diislit põletavat jõuallikat. Täiesti uus 1,5-liitrine bensiinimootor arendab kas 104 või 122 kilovatti ja 2-liitrine bensiinimootor 191 kilovatti. Ka Insignia diislid on vaiksed, sosistavad ning valikus on 1,6-liitrine, mis arendab 81 või 100 kilovatti ja 2-liitrine, mis arendab 125 või 154 kilovatti. Käigukastide valikus on 6-käiguline manuaal, 6-käiguline automaat ja suuremad jõuallikad saavad uue 8-käigulise automaadi. Ning võimsamad on varustatud 4-rattaveoga, mille tagatihver toimib sarnaselt Ford Focus RS-i omale, kus veojõudu suunatakse siduripakkide abil tagumiste rataste vahel ning veojõu muutmiseks ei kasutata pidureid. Tagaosa on edev oma sedaan-kupeeliku katusejoonega ja elegantsete tuledega. Aga selle luukpära pagasiruumi juurde pääseb väga lihtsalt, kuna see ava on väga-väga suur ja tegelikult on see pagasiruum ka väga suur. Meie mõõdupuu mahub siia igatpidi sisse ja tegelikult sa ei teakski, et see on 10 liitrit väiksem kui eelmine mudel, kui ma seda praegusel hetkel poleks öelnud. See suur uks tagab hea ligipääsu siis, kui te tahate oma last siia turvatooli panna või kui te olete lühemat kasvu. Pikemakasvulised võivad sisse istudes oma pea vastu seda katusejoont ära lüüa. Jalaruumi on siin väga palju ja see auto sobib pigem pikajalgsetele modellidele, kelle keha on natukene lühemat kasvu, sest 1,80 m on juba peaga õrnalt vastu lage. Siin tagaistmel tulebki natukene rohkem lösutada, aga selle jaoks võiks see tagumine seljatugi olla pisut rohkem längus ja see istmepõhi eespool. Aga turvatoolide jaoks on siin väga hästi lahendatud Isofix kinnitused, siit ei pea neid katteid ära kiskuma, vaid keerata lihtsalt alla ja need ei kaogi ära. Need AGR nime kandvad lisavarustuses leiduvad sportistmed on väga mugavad. Siin on olemas massaažifunktsioon, lisaks saad talvel neid kütta ja suvel saad neid ka jahutada. Istumisasend on madalam kui eelmisel Insignial, nii et nüüd tunned ennast natukene sportlikumalt ja sportlikumalt tunned sa ennast ka selle tõttu, et see keskkonsool on niivõrd kõrgeks aetud, et sa tunned ennast siin natukene rohkem privaatsemalt. Materjalid on küll väga hästi valitud, need näevad sellised premiumlikud välja ja siin on mõned õmblused. Küll aga on mõned asjad, mis on sellised soodsamapoolsed, näiteks see keskkonsooli kõrval olev plastik ja kui siia paned oma jala vastu, siis sa tunned, et see on ikkagi soodne. Ja siin uksepulsti peal on ka natukene sellist soodsamat materjali. Üldilmes on kõik väga hästi. Ka OnStari süsteem on saanud täiendust. Nüüd saab booking.comi kaudu endale hotelli reserveerida ja nüüd nad leiavad ka su läheduses oleva parkla ülesse. Lihtsalt helistad sinna ja navisse pannaksegi sihtkoht sisse. Ka head-up display sai täiendust ja see on nüüd palju informatiivsem. Sinna kuvatakse kõik naviinfo, muusikainfo, multimeediainfo, pöörded, mida iganes. Kõik, mida eluks vaja. Insigniaga sõites saad kohe aru, et tegemist ei ole sõitja autoga, vaid pigem sellise pikamaa kruiseriga mugav pereauto, mis on ka suur ja sa saad aru ka, et tegemist on vägagi suure autoga. Mugavuse poole pealt on selle auto vedrustus väga hästi häälestatud, see on piisavalt mugav ja piisavalt jäike. Ehk kui lähed kurvidesse, siis kurvidesse kere kaldumine on vägagi konkreetne, aga samas kui on ebatasasused, siis see auto summutab need kõik väga hästi ära. Isegi reguleerimisega
reguleeritava vedrustuse puhul on sportasend pigem pehmemapoolne kui jäike. Mootorite valikust nii palju, et kõik diislid on sosistavad ja see 2-liitrine 125 kilovatine diisel on jätnud mulle kõige parema mulje. Sellepärast, et see on piisavalt jõuline ja hästi sujuva käiguga. Aga see on ikkagi mõeldud selle jaoks, et sõita pikemaid sõiduotsi. See 2-liitrine võimas bensiinimootor on pigem selline raamatupidaja, ehk siis paberil on ta väga kiire ja sõites saad ka aru, et sa sõidad nagu kiirelt, aga see mootor on natukene iseloomutu. See 1,5-liitrine 122 kilovatine bensiinimootor on just mõistlik valik nendele, kes sõidavad enamjaolt linnas ja vahel ka maanteel. Sellepärast, et sa saad aru, et sa sõidad väiksemat sorti mootoriga, aga samas sellel 1,5-sel on piisavalt palju jõudu, et seda suurt autot edasi venitada. Roolitunnetus on küll selline koht, kus saab kritiseerida, sellepärast, et see on pehme, see on kerge ja suhteliselt tagasihoidliku tagasisidega. Müratasemega on ka niimoodi, et tuulemüra väga palju kuulda ei ole ja seda seetõttu, et need kõik klaasid on paksud. Aga rehvimüra tuleb siia salongi vägagi palju sisse ja just tagumisest otsast tänu sellele, et siin kasutatakse ikkagi luukpära lahendust ja see pagasiruum on ikkagi salongiga üks. Kokkuvõttes on uus Insignia tõeliselt meeldiv pereauto, see on suur, nägus ning väga hea vedrustusega. Lisaks ei jäta see soodsa auto ilmet nii, nagu tegi seda eelmine mudel.